tere tulemast vaatama uut videot. Tänases videos ma mõtlesin siis, et räägin teile natukene erinevustest, siis mida ma olen tunnetanud sellega, et kas on 2 merisiga või on 4 merisiga. Võtsin selle jutuajamise ajaks endale sülle ka rosina. See on siuke päris pirakas preili meil juba. Mine ära, Olli. Ja mul on koer ka siin. Ma lootsin, et äkki ei vingu siis, kui ma ei pane teda kuskil ära. Ilmselgelt ma vaatan, et ta midagi rosinale ei teeks, on ju. Ja panen siis siia video peale jooksma siis klipi, mida ma filmisin siis nendest väikestest nunnukestest. Kõige suurem vahe siis, mida ma olen märganud, on ilmselgelt siis juurviljade vahe. Et see, kui palju päriselt nad ikkagi söövad, siis ilmselgelt 2 merisiga söövad vähem kui 4. Ja selles mõttes juurikate kulu on arvestatav kulu, mis läheb juurde. Krõbinad, ma ütleks, ilmselgelt neid läheb ka ju rohkem, on ju, aga nii või naa tegelikult see krõbinate kogus, mida merisiga siis võib üldse süüa, see tegelikult ei ole väga suur, et krõbinaid ei tohigi nagu üle toita. Siis heinakulu nagu, ma ütleks, et selle puhul ma nagu väga ei märka tegelikult vahet, sest ma ennem panin ka neile hästi-hästi suured kuhjad nagu heina liivakasti ja ma praegu panen endiselt, aga mis on vahe on see, et sellest süüakse rohkem lihtsalt ära, et rohkem nagu vähem läheb raisku siis nii-öelda. Et enne ma panin ka suure kuhja, aga siis väga palju sellest lihtsalt alati ära, ei jõutud ära süüa ja praegu ma nagu rohkem näen, et okei, et see päriselt nagu väheneb ka see heinakogus. Et siis ma ütleks, et see on nagu siuke kuluefektiivsem. Sama asi on natukene ka juurikatega, et jah, ma nüüd tunnetan tõesti, et kui meil nüüd on praegu 6 merisiga, siis tõesti ma peangi reaalselt nagu rohkem ostma, aga algselt ma tundsin seda, et okei, ma ostan ja kõik saab ilusasti otsa ka, et kui mul oli ainult 2 merisiga, siis vahepeal juhtus seda, et ma ostsin nagu rohkem ette ja nad ei jõudnud ära süüa, ei tohi nagu üle ka toita juurikatega, et siis ma tundsin nagu seda, et vahepeal läksid nagu käest ära nii-öelda, et ma pidin nagu hästi tihti käima poes, ostma väikse koguse ja nagu ruttu selle siis ära söötma. Praegu on pigem ongi, ma tunnen, et okei, jah, see rahaline kulu on nagu suurem, aga nad söövad selle nagu kõik ilusasti ära ja siis ma ei pea nii tihti poes käima, et saangi osta siukse suurema koguse ja see kõik nagu süüaks ilusasti ära ka. Siis söögiga seoses on muidugi ka kakamine. Et mida rohkem neid on, seda rohkem on ka neid kakajaid. Ja selle koha pealt ma ütleks, et mind tõesti on väga-väga palju aidanud see ürdisegude panemine siis liivakasti. Et see nagu kuidagi, ma ei oskagi öelda, kuidas see toimib, aga see toimib sellega, et neile nagu meeldib seal olla, see on nende jaoks nagu siuke hea koht siis on ja teine asi on, kui sinna heina panna, et mul on ka heinakotid, aga ma ikkagi peamise heina panen siis neile sinna liivakasti. Ja mida rohkem nad kuskil mingis kohas on, seda rohkem nad kakavad ja pissivad sinna. Ja minu käest on ka küsitud, et kas merisiga on võimalik treenida liivakasti, siis ei ole. Mul on selle kohta ka blogipostitus, et merisiga ei ole küülik, ta ikkagi pissib, kakab siis, kui ta lihtsalt tuleb see ja peamiselt siis, kui ta sööb, kui ta magab, et endasse kohtadesse. Et selle tõttu on ka siis notsikul need pissilapid toodetega kaasas on ju, sest see siis jällegi aitab selle hügieenilisuse hoidmise juures. Et saab siis vahetada neid, et nad jah pissivad sinna päris palju. Aga minu merisjad, ma ütlekski, et nagu esmalt, kui rosin ja mandel tulid, siis nendega oli nagu rohkem seda, et ma nägin, et nemad nagu õppisid, harjusid alles ja mis on jällegi positiivne, kui sul on erinevas vanuses merisjad, siis vanemad õpetavad neid nooremaid nagu õpetavad neid, et siis praegu on nagu latte õppis väga kiiresti ära, et kui ta kokku nendega läks, siis ta väga kiiresti õppis ära, et liivakast on päris äge koht, kus oma junnid teha. Aga puding on nüüd praegu veel see, kelle junne ma igal pool kõige rohkem nagu leian, et need on pisikesed ka ja see on kohe nagu aru saada, et need on tema omad. Et pudingit ei ole nii hästi õpetanud, on nii ja puding vajab veel õpetamist, on ju? Aga nende junnidega on tõesti see, et see on kuidas kunagi, et ma olen näidanud ka oma Instagramis või Notsiku Instagramis, et kuidas ma seda kohtpuhastust teen ja sellega on täiesti see teema, et vahepeal ma pean 2 korda päevas tegema sellist korralikku kohtpuhastust. Mõni päev on nii, et ma ei pea seda kordagi tegema, sest et nad lihtsalt ei ole kakanud, nad ei ole seal oma sigadusi teinud, kõik on nagu puhas korras. Ma lihtsalt käin ikka käega üle, katsun, et ega nad mingit kohta üle pissinud ei ole, on ju. Aga ma ei pea nagu käima seal harja ja asjaga.
et jah, see on täiesti niisugune erinev. Ja kui mul alguses nagu tundus see, et ma pean nagu palju rohkem koristama, siis praegu ma ütleks, et on suht ühtlustunud jälle see koristamise vaev, sest et ongi, et need nooremad on ka nagu õppinud ilusasti liivakasti nagu austama. Et jah. Nii et selle koha pealt siis ongi peamine erinevus on lihtsalt see, et on ägedam, palju ägedam on. Ma selles mõttes 100%, kellel on võimalik pakkuda neile piisavalt suurt puuri, head elu, piisavalt arstiabi on asi, millega kindlasti peab arvestama. See on väga suur kulu ja see tuleb ootamatult, selleks peab olema sääste. Et minu arust see ei ole nagu aus võtta looma nii, et kui tal mingi haigeks jääb, ju ta sureb siis ära. Et see minu arust ei ole nagu ära pigem võtta teda siis on ju. Et ma toon näite, et ma käisin siin lattega arsti juures lihtsalt kontrollimas ühte nahaprobleemi, mis tal oli ja siuke väike visiit läks 107 €, on ju. Et selles mõttes nad on eksootilised loomad, neil on eraldi arstid. Mina käin Emajõe loomakliinikus enamasti, lähengi homme poistega ka peab arvestama, et need asjad tulevad ootamatult, selleks peab olema vahendeid. Et see kindlasti, mida rohkem notsusi sul on, seda rohkem nad võivad jääda haigeks. Ja seda ei tea kunagi ette. Mõnel loomal ei ole kordagi elu jooksul vaja käia arsti juures, teise loomaga sa lihtsalt käid. Et see on üks asi, mis on siis võib-olla see erinevus. Aga muidu seda rõõmu, seda nende omavahelist seltsimist, ma ütleks, et ma tundsin, et kolmene kari oli palju närvilisem, et puding tõi nagu selle rahu ja kuidagi selle tasakaalu, et praegu nad on nagu, ma ei tea, saavad palju paremini nagu läbi ja seda ma nagu tunnetasin ka. Ja see oli ka üks põhjus, miks ma nagu pudingu võtsin just siis, kui ma võtsin, et ma ei tahtnud kauem oodata, sest ma nägin, et nad kuidagi kahekesi vanemad kiusasid hästi palju latet, et praegu on kuidagi nagu ühtlustunud see, et on siuke mõnus rahu ja väga siuke hea karjadünaamika neil tekkinud. Nii et minu arust on 4 merisiga väga kihvt koos, väga ägedad ja kui nad noored võtta emased, siis üldjuhul nad saavad läbi ka omavahel ja ei ole nagu mingeid probleeme. Kus sa teed näksu, jah? Sa räägid ka, on ju. Vot, ja seda siis tahtsingi öelda, et lihtsalt enda kogemusest. Kui teil on küsimusi selle kohta, need on mingid üldised teemad, mida ma mõtlesin rääkida, puudutada, siis ole nii kena, jäta küsimus kommentaaris, ma saan äkki mingis järgmises videos sellele vastata. Poiste teemal ma teen eraldi video, räägin nendest siis natukene pikemalt, kuidas neil see kohanemine läinud on ja kuidas nad ennast üldse siin tunnevad. Et sellest teen siis juba eraldi video. Aga aitäh, et sa seda videot vaatasid. Rosin palub ka, et palun telli seda kanalit. On ju, pane. Telli nuppu, vajuta, on ju, ja pane sellele videole laika ja kindlasti mine vaata Notsikut e-poodi www.notsik.ee, et see on nüüd avatud, palju pisaraid, palju pea allaandmisi ja kõike muud. Hiljem sain hakkama ise keerulise e-poe tegemisega. Ja nüüd on kõik nii palju mugavam, kliendile maksmine, kõik asjad, nii et mingi uudistega käige, vaadake seal ka ja tehke tellimus. Kuni 25. jaanuarini on ka sooduskood avatud, mis annab siis -10% tellimuselt. Nii et käige vaatamas ja aitäh, et seda videot vaatasid ja järgmise korrani. Tšau!